back, things are moving fast, heading west on I-10, leaving Arizona. No catch, never looking back, but I think that I can see where I'm going. Mis on see koht, kus peaks olema alati kõige parem olla? Kodu, on ju? Aga tegelikult ju tahaks käia mööda ilma ringi ja nautida erinevaid elamusi. Mida siis tegema peaks? Kodu tuleb kaasa võtta. Ja kõige mõistlikum ongi, kui teil on selline kodu, nagu me siin selja taga praegu. Nii ta kipub olema jah, et alati enda kodus on kõige parem olla. Oma asjad, kõik sa oled seal, paned selle paika nii, nagu ta sul on. Sa tead kapi lahti, sul on seal see sinu riided, sinu asjad, sinu maitse järgi, noad, kahvrid, taldrikud, nõud, mida sa ei tunne tegelikult kuskil Airbnb's, kus on kõik asjad olemas, aga sa hakkad seda tegema ja täpselt seda ei ole. Nii, ehk siis kuidas saab kodu kaasa võtta? Kodu peab olema ratastel. Ma olen alati öelnud sellist kohta, et suvila peaks eestlasel olema. Minu kohta on öeldud, mis suvila sul on, et ma ütlen, kui on head ajad, mul on suvilal 4 ratast all ja kui on raskemad ajad, siis karavan odav, karavan 2 ratast all. Aga räägime nüüd matkas, suvilad, millest peaks lähtuma, kui inimene hakkab nüüd enda ratastel elamuste rohke, et kodu valima? Eks peab valima kindlasti oma perevajaduste järgi. Mitmele inimesele, mitu inimest sõidab, kui pikad otsad on ja kindlasti on hästi tähtis proovida seal sees, kuidas seal on ruumi, sest hästi palju asju on lahendusid, mida läbi mõelda. On olemas selliseid häid lahendusi, mis ma olen elus näinud, et kus ka väga pisikene mees ei suuda WC-s muud moodi käia, kui peab uks lahti olema. Aga buss võib olla väga suur. Aga minul ka võik, mina vaatan peale, kõik on ju puhtaks pühitud, läigivad, kõik on ilusad, aga tegelikult pole olulisem, kindlasti on see sõidu mugavus ja seal sees oleku mugavus. Just. Peab vaatama seda, kuidas seal sees on läbi mõeldud kõik lahendused asjad. Näitena hea, mul on alati selle kohta öelda, et mul endal on Vespa. Aga see sama, mis siin on? See sama, mis garaažis on. Hästi ilus. Ehk siis kodugaraažis. Kodugaraažis. Hästi ilus asi, aga temaga kipub olema siuke asi, et disain on hea. Linna vahel sõidad, maantee peal üle 20 kilomeetri pead puhkama. Ja sama tuleb ka matkaautodes, on disain võib olla hea, ilu võib olla hea, aga praktiline kasutusmugavus on väga raske. Eestlased oskavad hinnata. Oleme selle kuidagi ära õppinud. See tõsi, mina tean ka sõna karavan. Aga karavan on see, mis me järel veame. Karavan on see, mis me järel veame. Aga kas selliseid kompleks oskavad eestlased hinnata? Nad oskavad seda elustiili hinnata. Väga palju on selle ala peal linnalegende. Näiteks on kuskil parkida ei tohi. Tegelikult on praktiliselt igal pool, sa võid parkida, kus autod pargivad. Välja arvatud teatud riigid on Horvaatia on eriline, kes on oma turismi asjaks ajanud kämpingusse. Muul ajal on tulnud linnalegendid, kas või siuke elementaarne pisi asi. Sõidetakse tavalise rendiautodega ka veel niimoodi, jäetakse musta või paak lahti. Jäädakse kuskil parklas seisma, tõstetakse samamoodi toolid lauad välja. Siis tullakse juurde, koputakse, et see ei ole kämping, mingi ära. Süüdi ei ole matka auto. Süüdi on see, kuidas te ise seal ümber käitud. Okei. Eks ikkagi tuleb endale nüüd kurssi viia ennast teatud reeglite ja sükeste nagu seaduspärasustega. Aga aastaringselt saab siin sees olla? Jah. Päris ausalt, ta öelda, et väljas on lumeanged, siis tegelikult saab sellega mõnust olla? Minu enda kõige ekstreemsem asi on grillida väljas, matkaautoga väljas oleks 27 kraadi külma. Nautisin elu ja sinna juurde ma tegin veel seda Toiles parklas. Just the way you like it. Et kui väljas istusime matkaauto ees, siis see nüüd on karavan. See on karavan, järelveetav. See konkreetne on 4 inimese oma, neid on 2 inimesest kuni 8-9 inimesele välja. Väga palju erinevaid, kõik samad tingimused, dušid, WC-d, köögid, külmkapid, pesutingimused. Ja siis veel väljas saab ka siin niimoodi? Selline lisa on ka. Järgnevalt tutvustame teile matkaautode erinevaid keretüüpe. See nüüd on? Täisintegreeritud, mis tähendab seda, et alusautotootja esiotsa ei ole näha. See? Pool integreeritud, ehk siis alusautotootja, siin on Fiat, Ford, Mercedes, Renault vahet ei ole, mis siin on. Pealisehitus on laiem, suurem. See on eriti raju. See on küll pool integreeritud midagi erilist, aga see on 4x4 ja premium klassi tootja Haimerilt. Ja see? On Van. Van tähendab seda, et on ehitatud originaalkaubiku sisse. Väliskest on sama suur kui originaaltootjal, aga sees võib olla kohti 2-5. Samad kõik tingimused, dušid, WC-d, pesemis ja söögiteenuse võimalust. Ja B-kategooria? Ja B-kategooria. Samamoodi on kõik nad B-kategooria ja C-kategooria oma. Aga tead inimesed, et ka teie saaksite sellest ägedast elustiilist natukene rohkem aimu. Proovisõidu nädal on teil praegu hetkel käimas.
jah, see nädal 7.–11. juulini on meil proovisõidu nädal, kus saab proovida erinevaid autosid, saab sõita, saab tunneta, kuidas teel püsimis on, sõidame kehvemate teede peal, sõidame kurviliste teede peal. Kehvemate teede, ehk siis Tallinna kesklinna olete? Ja no me siin Haaberstis pealt asume, meil vanasti oli Astangul oli veel kehva asfaldiga tee, aga see parandati ka ära. Jama. Et näidata, kuidas see auto tegelikult ta ei kolise ja mölise seest niimoodi, et ta oleks ebamugav sõit. Ja tegelikult on see, et enne võib-olla, kui ta hakkad päriselt ostma endale, siis täpselt see proovisõidu nädal tulge läbi ja siis alati saab rentida ju. Alati saab rentida. Et saab täpselt ära kogeda, et mis on ikkagi sinu ja sinu perele see kõige parem. Jah, aga ma ütlen niimoodi, et proovisõidu puhul on üks tähtis A ja O. Tegelikult see sobib iga autot, mida te ostate, kui te valite mitme erineva auto vahel, siis see proovisõidut tuleb teha, ühega lõpetad, teisega alustad. Et kohe saaksid nagu see erinevuse kätte? Kohe saab selle erinevuse kätte. Kui sõidad ühega ära, lähed koju seedima, sõidad teisega ära, lähed koju seedima, siis sa ei saa aru, mis sa ostad. Aga ehk siis, kui nüüd proovisõidu nädalal tee juurde tulles, siis mõtleks see aeg varem kiirre parem on aeg kinni panna kohe konkreetselt, mis autoga sõita soovite ja seal on, meil on kohe selline kalendri funktsioon seal olemas. Kodulehel? Kodulehelt ja Facebookist ja. Sõbrad, kasutage võimalust see nädal